Mina olen Loora ja täna on meil külla tulnud esimese kursuse majandusteaduskonna tudeng Fred. Tere Fred! Mul on väga hea meel, et sa olid nõus siia tulema. Ja alustuseks ma küsiksingi, et mulle linnukesed siristasid, et sina käisid eile Emajões ujumas. Et räägiksid sa lähemalt, et miks sa seda tegid? Käisin, siristasid õigesti. Tudengipäevad on Tartus ja see Whiteout'i üritus oli. Ja üleüldse tegelikult neid üritusi on nii palju ja siis ma panin ennast sinna igale poole kirja, kus sai paljud kohad olid loosiga ja seal vist oli kiiruse peale äkki ja olin esimeste hulgas ja sain kirja sinna just. Mõtlesin, et tunduks pull. Aga pubirallile siis see aasta? Pubirallile see aasta kahjuks. Mina ei saanud ka pubirallile. 2 korda järjest olen käinud ja see aasta üks öelda see kõik löödi nuga selga see loosi aga kas varem oli see kiiruse peale või? ESA, siis eelmine sügis vist oli kiiruse peale. Okei. Aga väga kahju, et pubiralli siis niiviisi see aasta tegid. Aga ma laskuksin nüüd natuke rohkem meie teemasse, mis on siis esimene kui ülikoolis. Ja alustuseks ma tahaksin teada, et miks sina majandust õpid? No tegelikult on majandus mind huvitanud juba kindlasti gümnaasiumist isegi põhikooli lõpust saadik. Ja kuna mul avanes siuke imeline võimalus ka, et ma tegin õpilasfirmat ja siis tänu sellele sain majandusteaduskonda sisse ilma neid eksimeid arvestamata ja pakkus huvi ka mulle, siis ma ausalt öeldes ega mul muud alternatiivset varianti ei olnudki, et see oli mul üks ainus plaan ja siia ma tulingi. Aga mida sa sügisel siia tulles kõige rohkem kartsid? Ma ei tea, uusi inimesi ma pole kunagi väga kartnud, aga eks ülikooli asi ikka ega ei kujuta ette gümnaasiumist tulnud, et kuidas see tempo ja õppekoormus ja asjad on. Ilmselt see oli see, mis nagu natukene sees kribeldas. Ja, no mina kartsin ka kõige rohkem seda, et ülikool on hullult raske. Jah, mul oli sama. Ja ma mäletan nii hästi, kui ma suvel olin. Ja mõtlesin, et okei, selleks ajaks olen ülikoolis käinud umbes aasta aega ja see oli mingi sarja välja tulemise tähtaeg midagi ja siis mõtlesin, et huvitav, kuidas ma hakkama saan. Aga kuidas siis praegu mulje on? Kas on raske? Eelmine nädal käisin ma esmaspäeval ühes veebiloengus ja kolmapäeval 1,5 tundi koolis. Et siis ei ole raske? Võiks vist kokku võtta küll nii. Okei, jah. See on samas kuidagi periooditi, et mingi periood tuleb, kus kuhjub hästi palju tähtaegu ja siis on jälle nagu kiire. Aga üldiselt on ikkagi aega palju. Eks siis praegu on see kiire. Aga mis sul oli siis kõige esimene mulje kursusest sügisel? Ma ei tea isegi, mis see esimene mulje olla või äkki see esimene päev? Esimesest päevast ma ei mäleta mitte kedagi. Ei mäleta ka mitte kedagi. Ma tulin ühe sõbraga siia, lapsepõlve sõbraga, et ta on ka koos kursusel, siis ega ma nagu teistega väga ei lävinud. Ma arvan, et esimest korda üldse kuidagi selline nagu kontakt tekkis selle tutvumisõhtul. No mis ta ikka, aga ma arvan, et alguses ei olnud need inimesed täpselt need, kes nad on praegu selles suhtes, et igaüks oli. Paljudest jäi vale mulje ekslikult. Võib-olla kellest parem, kellest halvem, aga ei, üleüldiselt tundus väga nagu avatud inimesed olid ja kohe hakkas nalja saama. No mul oli see, et esimene päev, okei, mõned inimesed jäid meelde, aga mul oli see, et mul ei olnud ühtegi sõpra kursusel alustuseks ja mul oli kohe esimene eesmärk, et okei, mina ei kavatse esimesel päeval siin üksinda nurgas passida. Mina pean kõigiga rääkima minema ja siis kõik, kes enam-vähem mu ümbruskonda sattusid esimene päev, nendega ma üritasin rääkida. Aga ja mul oli ka nagu hästi hea mulje selles suhtes, et kõik olid tõesti avatud. Ja keegi on selline, et miks sa minuga rääkima tuled, mis oli hästi tore. Võib-olla seda ma kartsin kõige rohkem ise alguses. Sa rääkisid tutvumisõhtust, et mis siis veel esimene kuu toimus, mis sulle on meelde jäänud?
ma ei tea, kas Rets mahub sinna sisse või... Jaa, Rets oli sinna. Rets, minule jäi meelde. No, selge kõik. Aga mis meil veel toimus? Rets oli... See oligi tutvumisõhtu oli ka üle taha. Jaa, see oli küll, jah. Mis me tegema pidime? Asju koguma Tartu linna pealt. Väike teatritükk oli ka, ütleme niimoodi. Mu lemmik osa vist õhtust ja kõige naljakam mälestus, mis mul oli nagu mina olin samas tiimis sellel õhtul Freidi ja Keviniga. Ja siis kõik, mis mul nagu kõige meeldivam hetk sellel ajal oligi see, et me pidime leidma tänavatelt rusika suuruse kivi ja mingi suure toki. Ja siis me pidime tšeki saama ja siis meie läksime ühte poodi. Ja Fred läks vist maksma ja ta ütles, et see tokk ei ole siit, et ma lihtsalt ütlen, et ei arvaks, et ma varastaks. Ja siis see müüja läks sellega kaasa. Ja siis Kevin tuli selle kiviga sinna ja siis müüja ütles selle peale, et ja ma eeldan, et see kivi ei ole ka siit. See oli päris tore. Aga mis sulle endale meelde on jäänud? Mis Retsis kõige rohkem meelde jäi või? No Rets on lahe, esiteks oli väga hästi korraldatud minu arust või kuidagi planeeritud. Et üle linna olidki kõik need punktid ja erinevad ülesanded, võiks isegi öelda väljakutsed. Ja see tõesõna oli lahe ja pärast oli siis veel õhtul see Retsi pidu nii-öelda tore. Ja seal oli just seda aspekti ka, et ei olnud ainult enda kursus, vaid ka vanemate kursust inimestega sai nagu kuidagi lävida. See on üldse... Kuidagi tuutorid on mõeldanud. Meil olid minu arust väga lahedad tuutorid. Meil olid tõesti väga lahedad tuutorid. Ja minu arust üldse see, et kuidagi nad üritasid ka meie teaduskonda rohkem kokku tuua, nagu just neid 3 kursust. Et see on üli lahe. Ja ka see, et tuutorid minu arust said väga hästi hakkama selle kursuse nii-öelda nagu ühtsuse loomisega. Et just see tutvumisõhtu ja kõik need üritused. Meil nagu hästi palju suruti neid koostegemise asju tegelikult peale, mis on minu arust alguses vajalik, sest uued inimesed, kes ikka hakkab hullult organiseerima midagi. Et nii palju, kui ma olen kuulnud, kas teiste ülikoolide omi või on... Ma ei ole kuulnud, et nii nagu oleks peale surutud seda koos olemist, aga see on hästi lahe minu arust, et meil nii oli. Jah, et kohe, ma ei tea, mul on meie kursuse puhul haigelt see tunne, et sa saad nagu kõigiga rääkima minna, et sa ei karda kedagi. Et meil on küll suur kursus, aga ei ole tunnet, et see oleks just nii suur ka, sest kõik on ikkagi head sõbrad, ma ütleksin. Aga mis veel? Mis oleksid sinu soovitused esmakursusestele, kes nüüd sügisel majandusteaduskonda tulevad? Sa rääkisid üritustest, et minu üks soovitus oleks kindlasti see, et kõigest osa võtta. Absoluutselt nõus. Kursuse üritustest eriti. Ja eriti pluss veel alguses on see, et kuna see õppimismaht esimesel kuul küll õppida oli ikkagi vähe, et siis võib-olla need unetunnid ei ole nii väärtuslikud, et need kontaktid, mis siis luuakse, on ilmselt nagu tunduvalt väärtuslikumad. Ja esimene kuu tõesti meil on koolis midagi teha. Ja mis veel? Võib-olla see, et mitte karta inimesi. Kõik on samas olukorras. Et jah, kui just kursusüritustest osa võtta, siis ongi see, et need inimesed, kellega sa 3 aastat ilmselt koos õpid, et nendega on siis kohe palju toredam olla ja... Pluss üks asi veel, et ma ei tea, see ilmselt ei sobi kõigile, aga koos õppimine on minu arust ka hästi lahe protsess oli, mida me algusest peale siiani tegelikult teeme. Jaa. No meil tegelikult olid veel õppimisõhtud ka, mis nüüd korraldab meie tutorite poolt. Meil oli raske aine kõrge matemaatika. Et need aitasid.
sest tuutorid olid seal põhimõtteliselt lihtsalt, et üritus korraldada. Nad mõtled meil väga ei õpetanud, et õpetasime ise üksteisele ja tegime koos asju. Ja minust sügis oli suht alguses kohe mingil esimesel, teisel nädalal hakkasime mõtled koos lahendama. See oli suureks abiks tõesti. Selle teemaga mul kõik, aga mõtlesin, mis siin veel küsida. Ja siis mõtlesin selle välja, et ma küsiksin sult, et kui sa nüüd õpid majandust, siis mis valdkonda sa ise tulevikus kaldud ja või siis mis on sind nagu positiivselt selle esimese aasta jooksul üllatunud? No, ma arvan, et muidugi ilmselgelt on vara seda öelda, ma arvan, et ma ei ole mingisugusele selgusele jõudnud otseselt, aga hetkel ma tunnen, et pigem ikkagi sinna nagu finants- ja pangandusvaldkonda võib-olla tahaksin. Aga võib-olla veel seda, et mis aine on sulle praegu esimesel teisel semestril kõige rohkem meeldinud? Turundus oli hästi lahe iseenesest, see oli hästi selline kaasahaarav ja kuidagi hästi eluline ja selline, sa nägid igal pool neid seoseid, millest seal päriselt räägiti ja hakkasid kuidagi kogu seda turundusprotsessi enda ümber nägema. Mulle ausalt öeldes meeldib ka makro, et on üpris keeruline ja mingid osad sealt, aga mingid osad sealt on samas väga elulised ja see, mis sealt on nagu, sealt ma olen ütleme palju kaasa võtnud, see on päris lahe minu arust. Ja, mulle endale ka meeldis hullult turundus. Et just need seosed, et ma mõtlen, kui täna Merine rääkis meile, mis see oli, kuidas poed on üles ehitatud. Ja siis sa hakkad enda kodupoe peale mõtlema. Järgmine kord läksin poodi ja mingi see turundus nipsid praegu, et maksa ja lõhnad. Selle ohvriks maailma. Ja mis sa ütlesid, et sa hakkad poodi üle kavaldama või? Ja, et see on tegelikult, no mina algul mõtlesin, et ma tulen majandusse ja siis nagu ma olen siin paar kuud ja siis aga ma ei läinud ära ja nüüd mul on kohe teine semester peaaegu läbi, et jah. Miks sul tuli mõte? Sellepärast, et ma tegelikult mõtlesin vaheaasta võtta, aga siis ma tulin ülikooli, mõtlesin, et lihtsalt proovi pärast enam-vähem erinevaid asju, mis kokku langesid ja siis ma ei tea, mul hakkas meeldima ja ma jäin siia ja mul on tunne, et majandusteaduskonnas on väga palju häid võimalusi, mida ära kasutada. Kus meil on väga lahe maja. Ja, meil on tõesti lahe maja, nii et aitäh, et sa tulid täna siia. Tänan kutsu.